tere tulemast kuulama Off the Record podcasti järjekordset osa ja täna on meil hea meel tervitada külas kõigile Eesti jaeinvestoritele tuntud nime Märten Kress, varjunimega Dividend Investor. Heal lapsel ikka mitu nime alati. Tere tulemast, Märten! Tere! No ma arvan, et sarnane nagu kui me rääkisime Kristjaniga, siis tegelikult väga palju tutvustust sissejuhatust nagu meie poolt ei vaja. Ma arvan, et kõik finantsnohikud Eestis teavad sinu nime küll, aga kuna sul on selline põnev taust olnud üldse finantsmaailmas ka, siis mõtlesin, et korraks äkki peatuks ikkagi sellele, sest mul on pärast sulle paar küsimust ka selle valguses, nii et võib-olla selline esimene küsimus üldse, et räägi natuke, kuidas sa sinna finantsmaailma otsapidi jõudsid ja sa olid ka fondijuht pikalt, et kuidas sa sinna fondijuhiks jõudsid ja siis sealt edasi, siis kuidas ise investeerimisega tegelema hakkasid? No, ei taha väga pikaks seda introt ajada, aga see huvi kuidagi finantsturgude vastu sai alguse ikkagi väga noores eas. Ma mäletan, et mu vanaisa vend põgenes sõja ajal Kanadasse, ta saatis meile pühade puhul alati 2 Kanada dollarit kirja vahel ja siis me vanaisaga vaatasime ajalehest Postimees neid valuutakursse, on ju, ja mina oma peas siis justkui nagu treidisin, on ju, et millal oleks siis mõistlikum vahetada ja millal mitte, ja siis oli see EVP-d ehk erastamisväärtpaberite aeg ka ja neid kursse oli ka kuidagi põnev jälgida ja vaadelda. Aga siis tegelikult see teema kadus kuidagi tükiks ajaks radarilt ära ja nõnda, et kui ma läksin ülikooli õppima, siis ma tegin ilusa toreda Exceli tabeli plusside, miinuste, tugevuste, nõrkuste ja võimalustega ja valisin omale 2 eriala, milleks olid raamatupidamine ja turundus, ehk arvasin, et 2 konkreetset skilli. Aga kumbki neist mulle tegelikult nagu nii palju huvi ei pakkunud, et ma sinna peatuma jääks, et esimene töökoht oli mul tegelikult Hansa Kapitalis, mis on Swedbanki grupi ettevõte, sihuke holding ettevõte, seal ma olin siis grupiülene analüütik hoopistükkis ja sealt edasi läksin Taani õppima magistratuuri, kus ma tegelikult spetsialiseerusin sisuliselt finantsturgude modelleerimisele. Ja kui ma sealt juba tagasi tulin, siis mul oli siht selge, et ma tahan nagu midagi, mis on seotud finantsturgudega. Ja sealt esimene peatus oli Eesti Pangas külalisuurijana natukene, teha seal mingeid režiimivahetuse mudeleid Tallinna börsile nii-öelda. Ja siis väike sutsakas Rahandusministeeriumis, kus ma aitasin luua riigi reservidele riskijuhtimise mudeleid, value at risk ehk VAR, kellele see midagi ütleb. Ja siis tuligi see fondijuhtimise amet ja vaat seal riskijuhi ametis ma sain aru, et finantsturud on maru ägedad, aga mõnes mõttes tahaks olla seal, kus on action, on ju. Et riskijuht sa ei ole päris tagatuba, aga sa oled see middle office. Sa oled see, kes peab teisi kontrollima, aga kõigil teistel on lõbus ja sul ei ole. Sina oled see tuju allatõmbaja, kes kogu aeg keelab midagi. See, kes peab kogu aeg tuppa sisse tulema, kui pidu käib, et pange muusikat vaiksemaks, pange vaiksemaks. No täpselt, no. Ja siis kuidagi juhtus nii, et ma võtsin omale koera aastal 2005 või 2006 või millal see olla võis. Ja see, kellelt ma koera võtsin, oli Sampo Baltic Asset Managementi, edasi siis Danske Kapitali tegevjuht. Ja siis me käisime seal koerte koolis 2 korda nädalas kogu aeg kõrvuti oma nende kutskatega ja rääkisime finantsturgudest ja lõpuks ta siis küsis, et kuule, et me otsime uut analüütikut, et tule intervjuule. Et mina ei värba, on ju, aga minu kolleeg otsustab, tule vaata, kas leiate ühise keele või mitte. Ja sealt see kõigepealt portfellihalduri ja siis fondijuhi karjäär alguse sai. Aga tegelikult on ju võib-olla tasub ära märkimist siis see ka, et ma olin 10 aastat võlakirjade portfellihaldur või fondijuht, mitte aktsiate poolel. Just jah, seda sa oled maininud küll, aga ei, selles mõttes kiire ülevaade mitmekümnest aastast, aga väga paeluv. Et selles mõttes eriti see meie jaeinvestorite kogukonnas ka, et alati on hea, kui on sellised suure kogemusega, pikaajalise kogemusega inimesi, kes on teinud asju professionaalsel levelil või institutsionaalsel levelil ja siis pärast nüüd, teeme natuke nagu jaeinvestori asja uuesti edasi, aga see teadmine ja know-how on nagu väga kasulik kõigile, nii et sa jagad enda tegemisi ka Dividend Investor blogis siiani ja ma just mõtlesin enne selle peale, et
et vaata, me oleme noh, kaua aega toimetanud selle kirjutamisega ja finantsteemadega, et blogijad on tulnud ja läinud, aga et sina oled üks väheseid, kes on ikkagi väga pikka aega truuks jäänud sellele blogi pidamisele, et dividend investor on ikkagi aktiivne nagu blogi ja neid ei ole enam palju, on ju, neid võib vist kahe käe näppudel maksimaalselt üles lugeda, kes veel aktiivselt kirjutavad. mis sind seda tegema praegu veel innustab või kannustab? tead, eks ma otsin ka seal seda tasakaalu ja viisi, kuidas seda infot edastada, sellepärast et aja jooksul noh, väga palju on muutunud inimeste tarbimisharjumused ja eelistused on liikunud sinna sotsiaalmeedia poole. mind ennast see väga ei köida nagu sinna see sisu loomine, et see tundub pigem kuidagi väsitav nagu hästi ausalt öeldes. Ja mulle endale meeldib see long form ehk siis pikk ja põhjalik sisu kuidagi rohkem ja vahepeal oli siis võib-olla paus nagu natuke sellepärast, et Markusega, kaupleja Markusega teeme ju neid börsijutte ja siis on veel üks podcast on ju Krista Teearuga ja siis on see Miljoni klubi, kuhu läheb seda sisuloomet päris palju. aga kuidagi ma praegu tunnen, et ma leidsin jah mingi nurga, mille alt on tore seal blogis kirjutada, et natuke elu, natuke ettevõtluse poolt ja natuke investeerimist ka, võib-olla investeerimist väga palju üldisemalt, kui teie OTR-is teete, on ju. et müts maha selle ees, et te võtate seda aega ja kirjutate neid põhjalikke postitusi, need 8 kuni 12 tundi aega võtvad asjad, on ju, et noh, minul see jäi aastatesse 2016 kuni 2020 või 2015 kuni 2020, kui mul oli kuidagi seda aega ja tahtmist nii palju sinna kirjatöösse panna siis seda ressurssi. et tore, et te hoiate seda praegu üleval, sest seda on vaja ja keegi teine seda väga praegu ei tee ju. no anname parima, et eks see ongi, et tükk aega, noh, et kirjutad esimesed aastad innustunult ära ja siis hakkab vaikselt nagu ise ka satureerima, et aga Miljoni klubi on selline põnev asi, et me siin ju ise teeme seda off the record jutud kanalit, Miljoni klubi, noh, mingis mõttes sarnane, et ka investorid või ütleme, finantsnohikud on kokku tulnud ja saavad enda finantsturgude teemasid nagu rääkida, et räägi korraks sellest klubist, et võib-olla mõni meie kuulaja avastab, et see on nagu täpselt see koht, kust saada head infot, et ma olen nagu päris palju inimesi suunanud just sinna, et räägi jah, mis teemadel te kõige rohkem seal kõnelete ja kellele see sobiks. No, algusest peale, võib-olla ma räägin seda eeljuttu ka, sellepärast et see on mõnes mõttes huvitav, et võib-olla siis, mis see aasta oligi, 2021 äkki, ma tundsin, et kuidagi olengi teelahkmel, tahaks nagu jagada kogu seda finantsturgude teadmisi, kogemusi ja noh, niikuinii ma päevast päeva nagu vaatan neid graafikuid, bilansse ja kõike muud. et aga tahaks, et see oleks kuidagi mingi sihuke tore teistsugune väljund kui lihtsalt blogi ja ma võtsin tegelikult nagu business coach'i tollel perioodil endale appi, et leida, mis see uus suund on, millega tegeleda võiks hakata. ja sealt see Miljoni klubi idee kooruski välja. noh, see kõlav nimi tuli sellest, et mul tollel hetkel just sättisin omale uue isikliku eesmärgi, et ma tahaks, et ettevõtete aktsiaportfell jõuaks miljonini, et kõik see raha, mis nagu ettevõtlusest siis säästan, et seda siis suudaks kuidagi kasvatada ja üles ehitada mingit pikaajalist portfelli, et eraisikuna mul mingisuguseid sääste enam ei tekkinud. see dividendiportfell oli lihtsalt paigas, on ju, ja noh, oligi vaja siis kuidagi mingit iseendale ka sellist eesmärki. ja see Miljoni klubi ehk siis sellise virtuaalse investeerimisklubi selline idee kohe algusest peale on niisugust 3 tugisammast, on ju, et oleks olemas kommuun ehk sihuke seltskond inimesi, kellel on huvi ja tahe ja soov on ju liikuda parema finantsilise tuleviku poole. et on olemas see selline järjepidevuse komponent, et mulle kõrgemalt poolt on antud kuidagi seda, et rajal püsida on väga lihtne ja miks mitte siis aidata teistel ka püsida rajal ja motiveerida, inspireerida vajadusel, noh, veits nagu sudida. ja kolmas komponent on siis see investeerimisinfo ja mõttevahetus. et need 3 niisugust tugisammast sai paika pandud ja nõnda see klubi tekkis ja noh, tänasel ongi väga eriilmelised, eks te oma kommuuni pealt näete samamoodi, et väga eriilmelised liikmed, mõned on sellised, kes tahavad käia nagu live event idel ehk siis kas saali kokkutulekutel või meil on sellised jalutuskäigud
ja kord kuus sellised kohtumisõhtud Tartus ja Tallinnas. Teised on need, kes tahavadki vaadata videokõnesid ja ainult salvestuse kujul ja see ongi see, mida nad vajavad, on ju. Ja kolmandad võib-olla tahavad siis Discordis nagu aktiivselt jooksvalt mõtteid vahetada, küsida, arutleda. Et selline see klubi tänaseks on ja 3+ aastat on ta nüüd juba elus olnud ja noh, päris 1000 inimest sealt läbi ei ole käinud, aga sihuke 800-900 inimest on selle aja jooksul läbi käinud. Ja noh, mina kuidagi kedagi ei piira, et tuled, oled klubi liige, maksad seda kuutasu, kui tahad, lahkud või kui see ei paku sulle seda, mida vajad või noh, hästi palju lahkujad on sellised, et Jake, nagu meie sinuga, et ma sain lapse, on ju, pere suurenes, mul praegu pole aega, ma kaon aastaks ajaks pildilt ära ja siis tulen tagasi, on ju, või tööalaselt midagi või noh, lihtsalt pole teema. No Jake ise on ka seal, et Jake, kuidas see, mis see kõige suurem väärtus on, mis sina sealt saanud oled või saad järjepidevalt? no ma arvan, et minu jaoks kõige suurem väärtus on ikkagi Märteni analüüsid ja asjad, mis küll tulevad ka läbi blogi välja mingil määral, aga nüüd mulle tundub, et päris palju auru on ju Märten pannud ka Miljoniklubi uudiskirjadesse asjadesse, et mulle meeldib neid analüüse asju sealt just lugeda. aga kas sa, Märten, kui sa Miljoniklubi tegid, kas sa panid endale mingisugused numbrilised eesmärgid ka, et ma ei tea, 5 aasta pärast peab olema mingi 2000 liiget või midagi sellist? Ja tead, panin, aga ma lasin neist põhimõtteliselt aasta-pooleteisega täiesti lahti. Sellepärast, et kui esimene launch oli, siis mul polnud aimugi, kas tuleb 20 või 200 liiget, on ju. Tuli kusagil vist esimese launch'iga ligi 200 ja, ja siis ma tundsin, et tegelikult seda on päris palju ja täna ma saangi öelda, et ma juhin siis nagu sadade liikmetega organisatsiooni sisuliselt, mis ongi muutunud peaaegu et täiskohaga tööks, on ju. Et see on vajanud teatud otsuseid elukorralduses ja ettevõtluses ka, näiteks muuhulgas siis see raamatupidamise äri kinnipanemine eelmisel aastal, et sai 3 aastat seda ka veetud ja kuidagi juhtus nii, et paralleelselt noh, peaaegu sai käivitatud siis see raamatupidamisfirma ja Miljoniklubi samal ajal. noh, nagu ei ole võimalik, nagu tegelikult ei ole võimalik. Paneme siis nüüd selle pere juurdekasvu siia veel pildile juurde, et tuleb teha neid mitte raha maksimeerimise otsuseid, vaid tuleb teha nagu elu ja eluga rahulolu maksimeerimise otsuseid, on ju. Ja vahest need on niisugused kriitilised, valusad, eriti kui need puudutavad teisi inimesi. Aga tulebki kuidagi olla selline heatahtlik ja abivalmis ja püüda selgitada ja ikkagi need otsused ära teha, on ju. No, aga kas praegu tunned, et sul on taldrikul nii palju, et mingit uut niisugust suuremat projekti ei võta, et pigem nende samade projektidega lähed edasi või tuleb siit Miljoniklubi punkt 2 või? Midagi sellist ei tule, mul mingisugused mõtted ja ambitsioonid on pikalt olnud, mis puudutab võib-olla üldse mitte nagu finantsvaldkonda või sellist investeerimistarkuse jagamist, aga kuidagi jah, midagi nagu välismaisele turule teha ja nüüd viimasel ajal siis selles vallas, et noh, kasutada mingit ai nippe ja tarkusi, aga ma ei ole nagu sellega täna kuhugi jõudnud, et seda vaimset kapatsiteeti praeguses elufaasis on niigi vähe, et midagi uut niisugust käivitada. jah, et ise neid investeerimisklubi tehes ja praegu off the record jutud, siis ma selles mõttes samastun hästi, et noh, kui sul on grupp inimesi koos, no ütleme mingi selline 500 inimest, siis tegelikult on lõpmatu suur võimalus aina rohkem sisu pakkuda või väärtust luua. Et noh, see ei lõppe, see soov ei lõppe kunagi ära, tahaks ikkagi, et nendel inimestel oleks veel parem olla ja nad oleks veel rohkem rahul ja neil oleks veel rohkem sisu, on ju, et selles mõttes see ei ole selline tükitöö, et teen ühe asja ära ja see on tehtud, vaid igavene võitlus sellega, et tahaks rohkem teha neile asju. Ja noh, need klubid on ju, see on nagu elav organism, on ju, et muutub seesama liikmete seltskond, on ju, muutuvad nende inimeste elud ja eelistused, muutub majanduskeskkond meie ümber, on ju, ja muu eluolu, et noh, siis tulebki, on ju, kogu aeg kuidagi kohanduda ja mõelda ja vaadata, et kuhu suunas siis edasi ja kuidas ikkagi paremini saab. No meil on nagu palju ühiseid teemasid ja mul on tunne juba, et siin esimeste küsimustega korraks mõtlesin, et kui me teeks ka 3 tundi saadet, siis mul oleks ikkagi nagu küsimusi küsida sult, aga meil on ka ikkagi need
investeerimisküsimused ja turgude küsimused ja nendeni tahame ka jõuda. Nii et sissejuhatuseks ma küsin sellise küsimuse, et sa oled selle või tähendab fondi juhtimise kogemuse nagu läbi teinud ja 10 aastat või pluss isegi fondijuht olnud, on ju. Ja samas kõrvalt tegelenud ka jaeinvestorina. Et kas sa oskad kirjeldada lihtsalt, milles see erinevus siis seisneb, et kas see on sarnane asi, on see täiesti erinev nagu maailm, et mõned, mina ise ka istun 2 tooli peal, küll mitte, et erinevad fondid, et fondi jaeinvestorina tegelen ühe asjaga ja fondina nagu teisega. Aga siiski ma arvan, et huvitav oleks inimestel kuulata, et milles see erinevus seisneb. Ja täiesti 2 erinevat maailma, et kõik see, mis ma olen õppinud ja mida ma mõnes mõttes praktiseerisin ka fondijuhina, näiteks kuidas kaartsmudelitega ökonomeetriliselt modelleerida volatiilsust, on ju, mille jaoks, on ju. Mul ei ole seda erainvestorina vaja ja isegi kui mul oleks seda kontseptsiooni vaja, siis tänapäeval on kõik tööriistad olemas, ma ei pea ise neid andmeid koguma, ma ei pea neid mudeleid kirjutama mingisuguses programmeerimiskeeles ja ökonomeetria tarkvaras, et tegelikult neid teadmisi ei ole üldse nii palju vaja, nagu arvatakse. Eriti alustajad siis võib-olla pelgavad seda kõige rohkem, et ma ei tea ju mitte midagi, et kuidas ma nüüd siin alustan ja kuhu ma selle raha panen. Aga teine ja suurem ja olulisem erinevus on võib-olla see, et meil erainvestoritena on aega ja mitte keegi tegelikult ei mõõda meid ja ei võrdle meie tulemust. Me teeme seda ise, mis ei ole tegelikult nagu hea ja tore, on ju, me paneme võib-olla iseendale keerame seda kruvi peale, aga fondijuhina, eriti pensionifondide fondijuhina, nägu kellavärk iga 3 kuu tagant pluss aasta lõpus, Äripäev ja muud meediaväljavõtted tegid siis kokkuvõtted, missugune fond on nagu kõige parem, missugune on kõige kehvem. Tasu osas, sissetuleku osas ka ju töötajana sinu heaolu sõltus sellest, kuidas sinu juhitud fondidel läheb. Ehk siis nagu väga lühikese aja tagant kogu aeg sind mõõdeti ja võrreldi. Ja see tegelikult tekitab selliseid ebavajalikke sisemisi motivatsiooni, ma ei tea, tõukeid, on ju, et ma nüüd optimeerin seda, et ma oleks selle 3 kuu jooksul parim või aasta lõikes parim, aga ma ei mõtle, et kui algab uue aasta jaanuar, et mis siis tollel hetkel mulle hea on või mis mulle 5 aasta pärast hea on. Ja erainvestorina kõige suurem pluss ongi see, et meil on tegelikult aega ja meil on aega, investorina me võime öelda 10, 15, 20, 25 pluss aastat, aga ma pigem isegi mõtlen rohkem seda, et meil on aega ära oodata, kuni turul on mingisugused väiksed tsüklid. Võtame kas või selle sama äkilise värgi, mis siin selle tariifitralliga toimus. Need äkilised allamüügid, nüüd turu taastumine on ju, kui seal on mõned ettevõtted, mis on kuidagi hammasrataste vahele jäänud, siis juba 10 pluss aastat tagasi ma ammustasin ise läbi, et mul on aega oodata, kuni nad tagasi tulevad, kuni nad muutuvad ebapopulaarsetest ettevõtetest tagasi kas normaalseteks või siis populaarseteks. Ma võin rahulikult oodata 2-3 aastat ja dividendiaktsiad on ju selle poolest toredad, et nemad maksavad ootamise eest natukene sulle rahavoogu ka, on ju. Ja siis see väärtus jõuab siis tagasi sellise õiglase väärtuse juurde või intrinsic value või kuidas iganes me seda nimetame. Aga sa tundsid selle osas ka pinget, et sa ju tegelikult investeerid teiste inimeste raha, kes sulle on nagu fondi on ju usaldanud seda. Erainvestorina ja investorina seda tehes, et sa paned enda raha kuskile, kui sa teed vale otsuse, siis sa vaatad lihtsalt peeglisse ja ega rohkem midagi muud ei olegi, aga kui sa investeerid teiste inimeste raha kuskile valesse kohta, et kuidas tekitas see mingit emotsiooni üldse või oli lihtsalt raha on raha ja? Oi, Jake, sa ei taha teada. Ma arvan, esimesed 3, 4 või 6 kuud ma olin iga päev, mul poole päeva peal hakkas pea hullult lõhkuma, sellepärast et mul lihtsalt närv ei pidanud vastu. Ma olin võlakirjade peal, ma teen mingi Saksa pundiga teen tehingu ja siis sellel hetkel, kui ma trükin Bloombergi neid tehinguandmeid sisse, et raamatupidajatele saata see kinnitus, nagu nii-öelda order ticket on ju, siis ma vaatan, et juba on 20 000 näiteks kaotanud, on ju, see positsioon. Ja tollel hetkel, mul nagu täiesti väga tugevad emotsioonid olid ja ma iga päev pidin üksi minema lõunale kuhugi eraldi, rahunema, kuidagi leidma selle oma enesekindluse tagasi üles, on ju.
ja siis minema tagasi sinna tööle, et alguses oli päris raske ikkagi, eriti see üleminek justkui, et teooria taust oli väga tugev, riskijuhina seal middle office'is ma võisin kõva häälega öelda, et mida on õige teha ja mida ja kuidas peaks tegema, on ju, aga siis sa oled seal ise raha liigutamas, siis on asjad nagu täitsa teistsugused. aga see, see vilumus tekib nagu aastatega ja mõnes mõttes tegelikult mind aitas hästi palju kaasa see, et pensionifondi juhina, noh, su klient on nagu veits anonüümne, sa ei tea, kes seal on. võib-olla sul mõni sõber on, ma ei tea, mul oli ema näiteks on ju, noh, siis ma mõtlesin konservatiivses fondis, ma tean, et seal on tema raha ka, see aitas. aga kõige rohkem mind aitas see, et ma haldasin ka institutsionaalsete klientide varasid. Eesti Rahvuskultuuri Fond, Tartu Ülikooli Sihtasutus ja nii edasi. Ja seal olid päris inimesed, on ju, aastas korra kaks sa lähed sinna, seal on need nõukogu liikmed või investeerimiskomitee liikmed ja seal on sul päris inimesed, päris näod vastas. Ja siis sa kuidagi tunnetad paremini, et mis on need ootused, missugused on need karakterid ja see aitas kuidagi areneda ja kasvada fondijuhina ka väga hästi. No, aga ma arvan, et siit ongi paslik enne siis natukene kitsamaks ja vaatamegi su enda portfelli sisse, et mis sul täna seal üldse leiab ja millised varaklassid sul domineerivad praegu portfellis? Investeerimisega sihipäraselt alustamise hetkest, see oli siis 2012, 2013, kui ma hakkasin sihipäraselt ja eesmärgistatult portfelli ehitama. Alates sellest hetkest on aktsiad olnud peamine varaklass. Täna portfellist aktsiad üle 90%, vaatamata sellele, mis turud siin tegid. Ma olen sisuliselt kogu aeg praktiliselt 100% investeeritud. Täna siis üle 90% aktsiad, sihuke 2-3% on seal krüptot. Idusid midagi jäänud ei ole, Funderbeamis üks positsioon seal on, see on mingi 0, kogu portfellist ja natukene on võlakirju, mõned protsendid siis portfellist ja natukene niisugust toorme ETF-i ka, mis ma kunagi pandeemia ajal soetasin inflatsiooni hedžiks oma isiklik rahaasjade valguses, on ju. aga kui ma loen vaata su neid uudiskirju, siis sa ikkagi üsna hoogsalt ostad ETF-e, aga samas ostad ka üksikaktsiaid, et mis sul nende osakaal on? ETF-ide osakaal täna on ainult 19% ja ma nagu siiralt olen seda meelt, et ma tahaks öelda, et nagu enamus inimestele 50 ETF-ides või indeksfondides on isegi vähe, tõenäoliselt 70 on miinimum. Ja nüüd ma ise istun seal on ju 19 või 20 peal ja see on kahe asja tulem. Ühelt poolt see, et kuidagi on läinud nii, et need aktsiad, mis ma olen välja valinud, nende hind on kasvanud kiiremini kui indeksfondide hind siis või ETF-ide. Ja teine komponent on see, et kui ma nüüd portfellist raha välja võtsin, ennekõike eraisiku portfellist, siis ma seal müüsin kõik ETF-id maha absoluutselt. Ja see viis selle ETF-ide osakaaluna nii allapoole, et mul ongi kuidagi täna kohe suur dilemma olnud peaaegu aasta aega, et kas üldse on võimalik ja realistlik mul seda ETF-ide osakaalu üles tõsta või mitte. Ma näiteks siin kaalusin seda, et ma täna aktiivselt investeerin kahe ettevõtte kaudu, et näiteks teengi endaga kokkuleppe, et järgmised 3 või 5 aastat ühe ettevõtte alt läheb kogu aeg ainult ETF-idesse, nagu kõik, mitte midagi muud ei osta. Ja arvutasin ja vaatasin ja siis mõtlesin, ma olen siin, on ju, ma suudan nagu nii palju tõsta, aga portfell on võib-olla siis, et kas sellel on nagu mõtet. Et teine variant on siis mingid üksikaktsiad maha müüa, panna see raha ETF-idesse. Ei taha ju midagi müüa, on ju, kui sa oled teinud tööd, välja valinud neid, tunduvad head ettevõtted. Ma neid suurpuhastusi olin väga palju portfellis teinud, nagu me kõik investorina tõenäoliselt on ju teatud regulaarsusega. Aga nüüd vähemalt ma olen iseendaga teinud kokkuleppe, et kui ma juhtumisi midagi müün, siis pool rahast läheb ETF-i ja ülejäänud poolega ma võin siis uuesti mõnda üksikaktsiat osta. See tundub selline hea nagu endale asja lihtsamaks tegemine, on ju. Et kogu müügisummat ei julge panna, aga pool siis on, alati alustame poolest, on ju, siis vaatame edasi. Jake. Kas sa oled backtestinud ka, et kas nende üksikaktsiate valimine on siis nii palju kasulikum või oleks tegelikult ikkagi lihtsam raha kütta ETF-i ja sõita selle turuga kaasa ja saada keskmist seda turutootlust? Ja mul on siis oma selle eraisiku dividendiportfelli osas statistika 10+ aastat tänaseks.
ja halb uudis on see, et põhimõtteliselt see on indeksiga sama tootlus. Mõni aasta on käärid suuremad ühe kasuks, teine aasta käärid väiksemad teise kasuks, on ju. Selle 10-12 aasta peale põhimõtteliselt kogu tootlus on sama. Ainus vahe, mis on see, et mu eraisiku selle dividendiportfelli rahavoog on ajas kasvav ja stabiilne, on ju. Et indeksi puhul, kui ma valin näiteks sellise indeksi, mis maksab dividendid välja ja see rahavoog on mulle oluline mingil põhjusel, siis see rahavoog on ka kõikunud selle aja jooksul, on ju, mõtleme kasvõi pandeemiat või 2022 karuturg. Aga mul see dividendiportfelli rahavoog püsis nagu ajas kersti kasvamana. Ja see oli mu esialgne taotlus, kui ma seda portfelli kunagi hakkasin üldse üles ehitama. Et selles mõttes saame öelda, et noh, tšekk, et kõik on nagu hästi. Ja vist jagasin börsijuttude saates ka hiljuti seda statistikat, et 2024. aasta kohta ma vaatasin, eraisiku portfellis oli äkki 20 dividendi aktsiat, üks jättis dividendi samaks, ülejäänud 19 kõik tõstsid dividendi seal 2%-st 20%-ni, on ju. Et noh, see oli see mõõdik, mille alusel ma kunagi seda portfelli üles ehitasin lisakriteeriumiga, et ma ei taha tagasi anda kogu tootluses. Ja selles vaates on nagu kõik okei. Kui me nüüd mõtleme, et kui palju aega sinna sisse läks, on ju, siis noh, esimesel 5 aastal kindlasti see ei olnud mõistlik, sellepärast et aega kulus väga palju, portfell oli väike. Täna võib-olla juba on nagu okei, sellepärast et mul on portfellis, ma pakun, et ligikaudu sihuke 70 erinevat ettevõtet. Vast sihuke 40 on dividendiaktsiad koos reitidega siis. Ja mul ei ole nagu väga palju aega vaja, et mõnikord, kui tulevad kvartali tulemused ja hind ei reageeri aktsial väga palju, siis tegelikult ma ei pruugigi üldse vaadata. Ma püüan aasta aruandeid vähemalt lugeda ja neid suuri trende tabada ja aru saada, mida tegevjuhid ütlevad näiteks nendes shareholder letterites või aastaraamatu siis tegevusaruandes, on ju. Et väga paljude ettevõtete puhul, kui sa oled jälginud neid 5, 7 või 10 aastat, siis tunnetad ja juba tajud, on ju. Ja tegelikult dividendi investorina on hästi lihtne see, iga dividendi tõstmine on signaal. Kõik on hästi, on ju. Ja mis mul siis muud rohkem tegelikult vaja on seal süüvida ja kontrollida. aga sa dividendide puhul oled nii ka teinud, et ütleme, et ettevõte X maksab dividendi ja siis sa selle dividendi investeerid sinna samasse ettevõttesse tagasi või ta täpselt sinna konkreetsesse ettevõttesse tagasi ei lähe? Minu puhul ei lähe jah, et ma ikkagi iga kuu vaatan, et missugused ettevõtted tunduvad siis nende mõõdikute järgi mõistlikud, mida ma kasutan, et noh, mitte jääda siis ülemäära ebamääraseks, siis eks ma vaatan nagu kahte asja. Üks on siis sellised DCF-i moodi mudelid, ma ise ei mudelda midagi, ma kasutan valdavalt näiteks Morningstari tasulist keskkonda selle jaoks, et vaadata, mis need ettevõtte õiglase hinna väärtused võiksid olla. Seal on kenasti olemas ka track record, et mis on läbi aja olnud Morningstari õiglane hind ja kuidas on liikunud aktsia enda hind, siis näed, et mõne puhul ta kogu aeg kaupleb 15% diskontoga keskmiselt, teine on ju 20% preemiaga, võtad seda arvesse. See on üks tööriist ja teine on fast graphs ehk siis räägime sellest, et igal ettevõttel on oma keskmine hinnakasumi suhtarv ajalooline, PE suhtarv on ju, historical average. Ja siis aktsia hind kõigub ümber selle ajaloolise keskmise ja püüangi siis lihtsalt iga kord, kui ma investeerimisotsuseid teen, soetada neid ettevõtteid, mis kauplevad siis täna nii-öelda soodsatel tasemetel tingimusel, et ma saan sealt vähemalt 12% oodatavat tootlust järgmise 3 aasta perspektiivis. Ja tingimus number 2 on ju, et need sisendid, mida seal mudelis kasutatakse, et nad on kuidagi nagu mõistlikud, on ju. Ühesõnaga, et Jake, sa mäletad küll, me oleme Miljoniklubis palju rääkinud, on ju, et analüütikute prognooside täppmineku statistika on ju, Fast Graphs kenasti raporteerib selle, et kui ma näen, et mingi ettevõtte osas analüütikud ei suuda seda kuidagi prognoosida, noh, võib-olla mingi Tesla on hästi hea näide, on ju, siis mul ei ole mõtet seda tööriista kasutada. Et siis ma pean leidma mingi muu viisi. Jah. aga kas sind see ei morjenda, et kui ettevõte tegelikult või ütleme, et ettevõte või aktsia hind on tehniliselt nagu langustrendis,
kuigi fundamentaalselt võib-olla nagu suhtarvude mõttes on mõistlik, et siis sa seda tehnilise analüüsi pilti muutust ei oota, vaid pigem ikkagi ostad järjepidevalt sisse ja püüad siis seda hinda nii-öelda keskmistada. mu esimene kiire ja aus vastus on, et jah, ei mõjuta. Viimased 5 aastat ma olen püüdnud endaga tööd teha, et see mind mõjutaks, et ma ei hakkaks liiga vara ostma, onju. Et ta on nagu selges langustrendis, ma saan kohe tuua näite praegu United Health, minu jaoks hästi hea dividendiaktsia. USA turuväärtuse mõttes selle SB 500 top 20-s ka ju figureerib, võib-olla nüüd natuke allapoole kukkunud, aga noh, nii selges langustrendis on, ma ei taha teda täna juurde osta. Ma püüan ikkagi ära oodata jah, need mingisugused tasemed, et ükskõik, kas me vaatame hinnagraafikul eelmisi tippe, millest võiks saada toetus, kasutan ka Fibonaccisid päris palju. Mida ma väga ei vaata, ma ei vaata Keltneri kanaleid, ma ei vaata väga libisevaid keskmisi ka, sellepärast et mul on tunne vähemalt endal, et dividendiaktsiad väga ei allu nendele mõõdikutele, seal ei ole piisavalt sellist algoritmilist kauplemist ja kauplejaid, kes neid indikaatoreid jälgiks. Et jah, ma püüan nagu arvestada sellega, aga teistpidi, kui sul on ikkagi turuolukord, kus näiteks kõik on kallis, on ju, ja on raha, siis minul see raha seal kontol, mul on niisugune tunne, et mul hakkab valus, kui ma vaatan seda raha, ma nagu tahan selle kuhugi ära panna, ma tahan selle ära investeerida ja siis ma pigem olen valmis ostma selges langustrendis asja, eriti kui ta on dividendiaktsia ja maksab seda rahavoogu. Ja ma vaatan noh, eriti nagu, ma jah, korra räägi. selle veel ka ütlen, et see on hästi oluline info mõnes mõttes, et ma ei tee oma portfellis suuri vangerdusi. Ma investeerin igakuiselt regulaarselt tekkinud sääste, mis on oluliselt madalamad kui 1% portfellist. Mis tähendab seda, et need ei ole mingid suured vangerdused. Et see ongi sihuke tilgutamine on ju, turule. Ma vaatan, kui ma enda nagu portfelli olen vaadanud, et vigu, mis ma teinud olen, on palju, aga ma ise tunnen üheks veaks, mis veel jätkuvalt on see langustrendilt ostmine. Et samamoodi vaatad fundamentaalne asju, suhtarve tundub väga hea hind, on ju, ja tunned, et sa hüppad turust ette ja oled turust targem, võtad seda, aga siis see hind läheb järjest allapoole ja allapoole, et see on, vähemalt ma ise tunnen, minu üks suur miinus, et ma püüan nagu turuloogikale kuidagi vastu minna, kuigi võiks tegelikult oodata siis ära, kui see trend muutub ja minna siis kaasa. Aga vähemalt dividendid on ju, aitavad kaasa, et kui sul on nagu dividendiaktsiad, kui sa võtad mingit kasvuaktsiat, kes on langustrendis, siis on see valu veel suurem. Aga kuidas sa tunned, kuidas see aasta 2025 üldse sihuke dividendi fookuse strateegia töötab? No väga hästi tegelikult töötab, on ju, et see toob mingisuguse rahu ja programmeerib meie aju ümber, on ju, et sa vaatad neid aktsiahindu. Noh, tõenäoliselt juba tükk aega turul toimetanud investorid suudavad täna vaadata ka nii, et okei, et turud langevad, siis ma ostan juurde kasvõi indeksit või teen kolmanda samba sissemakse, kasutan võimalust ära. aga dividendiaktsiatega on kuidagi eriti lihtne ja loogiline, et kui ma varem panin sinna 100 eurot ja sain X eurot dividendi, nüüd on hind nii palju langenud, saan X korda, ma ei tea, 10% juurde, on ju, et dividendimäär on tõusnud, rahavoogu sama raha eest saab osta justkui rohkem, et siis on kuidagi ekstra lihtne neid languseid nii-öelda endale maha müüa ja seal selle tormi sees rahulikuks jääda. Mõtlen nagu, no mõnes mõttes nagu, mis selle aasta muudab keeruliseks võib-olla dividendiinvestorile on see, et väga paljud dividendiaktsiad on ikkagi, no nad on natuke sellised, kas nad on suure võlakoormusega, kommunaalsektor, infrastruktuur, telekomid, reitid ehk börsil kauplevad kinnisvara, või nad on tsüklilised, ma ei tea, mingi tööstus on ju, energia. Ja kui meil on selline väga kõikuv ja suure ebamäärasusega makrokeskkond ja kui meil on väga ebaselge intressikeskkond, siis sellised ettevõtted kipuvad kukkuma nagu liftiga, aga üles nad ei taha tulla nagu kuidagi nii kiiresti kui näiteks suured tehnoloogiafirmad, suur seitsmik või üldse sellised kasvukad. Et need käivad taksakas alla, kiiresti üles ka, et need veekujulised põhjad on kergemad tekkima.
kui siis mingitel rahulikel dividendiaktsiatel, et seal justkui läheb aega, mis mõnes mõttes on hea, me saame kauem aega neid osta ja oma portfelli lisada, aga teistpidi see tekitab kõhklused, aga mis sellel ettevõttel siis häda on, miks kõik taastub, aga see ei taastu. Et sihuke kahe otsaga asi. aga selline turgude olukord tuli teemaks, et ma küsingi, et kuidas sina täna mõtestad lahti, mis turgudel toimub, et siin on nagu muidugi hästi palju erinevaid viise, kuidas seda tõlgendada, et üks värske teema, mida me just ühe sõbraga siin arutasime, oli see, et kui varem vähemalt tundus, et turg liigub ikkagi selline ettevõtete majandustulemustega käsikäes, siis viimastel aastatel tundub, et poliitika mõjutab turge oluliselt rohkem. Võib-olla see on nagu alati nii olnud, aga vähemalt vahepeal oli nagu mingi periood, kus poliitiliselt oli olukord stabiilsem ja saidki võib-olla esile tulla need uudised, et kui ettevõtted teevad häid tulemusi. Aga nüüd viimasel ajal on hoopis vastupidi, et oodatakse neid väljaütlemisi ja rahapoliitilisi suuri otsuseid ja siis turg teeb oma arvamust selle järgi, et kuidas sina hindad sellist tänast turuolukorda jaeinvestori vaatest ja mida sellest arvata, kuidas sellest toimetada? Mõnes mõttes sul on õigus, et mulle tundub, et turu sihuke mikrostruktuur on nagu muutunud, et midagi on turustruktuuris viimase 5 aasta jooksul muutunud. Pandeemia midagi nagu murdis. Aga teistpidi vaata see tähelepanu uudistele, et uudised liigutavad hinda ja see volatiilsuse kasv. See on kahe asja koosmõju. Esiteks see, et me ise vaatame lühemat perspektiivi. Mitu korda sa, Marko, vaatad aktsiahindu päeva jooksul? No loodetavasti ei vaatagi, aga vahest siis, kui teised inimesed Foorumisse kirjutavad, siis ma ikkagi olen 3-4 korda vaatanud. Jake, kuidas sul? et ma iga päev login neid sisse ja vaatan enam-vähem toimub ja mul on Interactive Brokers siis pandud mingisugused notification'id ka, kui hind tropib või tõuseb mingi 5%, et siis see ka, aga ma otseselt midagi selle peale tegema ei hakka, ma lihtsalt võtan teadmiseks selle, et nüüd on niimoodi olnud. Jah, täpselt, aga me jälgime, vaatame, mina vaatan ka, ma võin vabalt öelda, sihuke 5-10 korda päevas on ju, scrollin üle, Euroopa avaneb, vaatan Euroopat, siis enne USA avanemist vaatan USA futuure, siis avaneb USA sulgub, vaatan, mis toimus, on ju, võib-olla vaatan siis, kuidas edasi muud sessioonid ka lähevad, mis krüpto teeb, mis valuutad teevad, mis toormeturud teevad, et nagu kogu aeg vaatame, et me ise vaatamegi sagedamini ja keskendume rohkem sellele lühiajalisele perspektiivile. Ja teine asi on siis see, et me tarbime seda meediat, mis keskendub ka sellele samale lühiajalisele, ta kommenteerib, mis parasjagu toimub. Aga tegelikult, kui me liigume ikkagi sinna, et kas ettevõtete aktsiahinde mõjutavad majandustulemused või mitte, siis seesama Fastgraphsi tööriist, lähed sinna ja vaatad, kas täna, 3 aastat tagasi, 5 aasta perspektiivis näed, et kenasti mõjutab. Jah, mis meil nüüd on? Meil on nende nišimullide teke, on ju, mis seda pilti kuidagi kirjuks lööb, et neid mullikesi kuidagi tekib siin ühes valdkonnas, teises valdkonnas ja see ongi see koht, kus mul ongi tunne, et pandeemia oli see, mis midagi murdis ja tõi siis selle asja turule, et neid kiireid mulle ja mullidest õhu väljalaskmisi kuidagi tekib, mis tähendab siis seda, et väärtusinvestorina või väärtussuhtarve vaatava investorina me näeme seda pilti, kuidas siis hind liigub oma sellisest õiglasest väärtusest, noh, keskmisest rohkem eemale ja võib-olla läheb kauem aega, et ta alla tuleks tagasi sinna mõistlikule tasemele ja mis ma siis ise tajunud olen oma portfelli baasil igasuguseid neid kasvukaid ka siin ostma hakates võib-olla 5 aastat tagasi, on see, et need mullid on kuidagi nagu noh, nii välja venitatud olnud, et isegi kui see mull lõhkeb, siis see aktsia on mingi 2-3-4 aastat täiesti surnud, nagu mitte midagi ei toimu. Äri kasvab ja ta on kogu aeg alahinnatud, aga see mull oli lihtsalt nii meeletu mull ja see lõhkemine oli nii valus, et mitte keegi ei taha seda aktsiat enam puutuda ja meil justkui oleks vaja sellist põlvkonnavahetust, et leiaks uus seltskond investoreid või teist tüüpi investorid leiaks selle ettevõtte, et kas või mõnes mõttes Zoom on ju, kas või mõnes mõttes PayPali aktsia on head näited siin.
Aga seal on üks teine fenomen ka, et okei, üks on see, et see mull on nagu nii suur, et siis kui see lõhkeb, siis lähevad ettevõtted koomasse ja on seal nagu tükk aega. Aga teine vaade turul laiemalt on see, et mullid on nagu päris suured ja päris agressiivsed, et kui siin aktsiaturg kasvab, ma ei tea, 60% 2 aasta jooksul ja siis ta annab muidugi järgi nagu nii-öelda mullilõhkedes nagu praegu annab selline 20-30% järgi, aga siiski ta on 2 aasta lõikes, vaadates keskmist kasvu on ta kõrgemal. Et näiteks üldine aktsiaturu mull, noh, mis nüüd väike lõhkemine see oli, aga ta ei langenud, ta ei andnud tagasi nagu aastatepikkust kasvu ka, andis ainult lühiajalise kasvu tagasi. Meil ongi vaja 1 aasta juurde võtta sinna statistikasse, meil on see 2022 vaja sinna keskmise arvutusse sisse võtta ja siis on kõik hästi, sest 2023-2024 olid karuturust taastumise aastad. Jah, aga kuna enamus või väga paljud investorid tegelikult omavad portfellis Magnificent Seven ettevõtete aktsiaid, kuna noh, need on olnud need superstaarid viimastel aastatel ja nüüd noh, selle sama langusega said nemad ka samamoodi kõige rohkem pihta võib-olla, et milline on sinu hinnang üldse USA majandusele, Magnificent Sevenile just eesotsas ja kuna nemad ka valitsevad ju enamus indeksites võtavad lõviosa ruumi ära, et kas nende ajast on nagu mööda saamas, lähevad need suured vagunid edasi nii nagu muidu, sest nendel on see vaba raha osakaal on ka väga suur ja nad saavad alati uut innovatsiooni sisse osta, arendada kiiremini kui teised või mis sinu osa selles on, et ma tean, et lugenud olen ka, et sa ise ka neid mingi hetk vaatasid, noolisid rohkem ja siis mingi hetk võib-olla, ma ei tea, kes avastasid või pettusid neist ka no samamoodi natukene, et ma tean, et sa oled nendega maadelnud samamoodi nagu kõik teised investorid, et jaga enda väljavaadet. Kuidagi nagu asjad on majanduses ja kapitalistlikus elukorralduses nii läinud, et mulle tundub, et suured võtavad kõik, on ju, väga raske on täna nendele suurtele kuidagi vastu saada, sest täpselt nii, nagu sa, Marko, ütlesid, et see innovatsioon seal sees või võime midagi üle osta ja avada uus ärisuund vajadusel, kui mingisugused vanad ärid hakkavad kokku kuivama või seal on mingisuguseid regulatiivseid riske näiteks tekkimas, on ju. Et see võimekus on neil lihtsalt nii suur, et ära nad kindlasti ei kao. Ja Microsoft on siin ju võib-olla selles suhtes hea näide, et neil oli see restruktureerimise periood seal päris pikk, on ju, võib-olla 2010 kuni 2015, kus see aktsia ei teinud midagi, on ju, taastuti sellest mullist, aga äri oli ka ju restruktureerimise faasis. Ja suure tõenäosusega me näeme nende suure seitsmiku aktsiatel järgmise 10 aasta jooksul õige mitme puhul sedasama asja. Esimene kandidaat on selgelt Tesla, kus täna juba tegelikult märgid on, et seal peab midagi muud tõusma sellepärast, et sealt automüügist väga vist suurt ei tule enam, on ju. Teine kandidaat minu jaoks on Apple, sellepärast et see on kuidagi läinud sihuke esmatarbekauba aktsiaks väga paljuski ära, et sealt kusagilt peab hakkama seda kasvu tulema, et ta õiglustaks enda kõrgeid väärtussuhtarve ja kui me räägime siin isiklikest eelistustest, siis võib-olla need kaks on sellised aktsiad ka, mida mul endal on kuidagi olnud keeruline portfelli võtta erinevatel põhjustel, aga ühe või teise nurga alt siis minu jaoks nad kuidagi väga atraktiivsed ei ole. Siis on meil jällegi teised ettevõtted, mis täna selgelt seisavad silmitsi mingisuguste regulatiivsete riskidega, olgu see siis Meta või olgu see Google ehk Alphabet. Ja seal jällegi väga ebaselge tundub see tulevik, mis seal olla võib. Mida suurem on ettevõte, seda suuremad on need kohtuvaidlused ja igasugu trahvid ja muud asjad. Aga nii kui me kerime ajast tagasi, loeme mineviku aastaaruandeid, me näeme, et need trahvid on tegelikult kogu aeg olnud. Ülikoolis juba käies äriõiguse professor ütles, et õige ettevõtja oled sa siis, kui keegi on sind kohtusse kaevanud, siis sa saad aru, et sa oled nagu kuhugi jõudnud ettevõtjana, on ju. Et tegelikult enamus ettevõtetel on need mingisugused vaidlused ja trahvid ja asjad muudkui tulevad investori jaoks, kellel on kannatlikku meelt, võimet
analüüsida ja leida enda sees see veendumus, nende jaoks need pakuvad nagu häid võimalusi, ostuvõimalusi, aga siin ongi võib-olla siis selline ääremärkus ka, et juhul, kui me investorina eksime, siis peab see väljumisstrateegia ka olema kas juba kohe ette ära paika pandud või siis valmidus nagu sellelt uppuvalt laevalt lahkuda. See ongi nii huvitav, et ma ise olen proovinud uurida või õppida sellise, et mis see AI maailm endast kujutab ja kuidas see siis muidugi riskikapitali mõttes olen seda uurinud, aga vaatanud ka, mis aktsiaturgel toimub. Ja sul ongi alati nagu dilemma seal, et kas sa siis proovid otsida ja leida neid väikseid ettevõtteid, millel on meeletu kasvupotentsiaal, kes võib-olla on arendanud mingi uue mudeli välja või on haaranud mingit turuosa, või siis sa lähed ikkagi selle vana hea Magnificent Seven ettevõtte juurde, kellel istub seal miljardeid kontol ja kes arendavad samamoodi seda AI-d ja sa mõtled, kumb tõenäolisemalt ellu jääb ja kumb võtab turuosa tõenäolisemalt ja siis mõtled, et päris raske on ikkagi Microsofti või Google'i või isegi Apple'i vastu AI võidujooksus nagu väikeste aktsiatega sõita, et lihtsalt tõenäosus on nii palju nende väikeste kahjuks. Ja sama sa mainisid Apple'it ja just seda Teslat on ju, ja siis mõlematel ongi see wildcard, et me teame, et Tesla arendab mingeid roboteid, me ei tea, kuna nendega välja tuleb ja kui kaugel nad täpselt on. See on see suur wildcard ja see Apple'i läheb samamoodi taustal mingi AI arendus kogu aeg käib, kuidas nad seda rakendavad, kellele müüvad, kui palju see nende müüki mõjutab, see on nagu jällegi mingi wildcard seal. Mul on maru kange isu praegu avada üks kaart, aga ma ei tea, kas me lähme seda teed või mitte. No avame kaardi ära ja siis vaatame. Avame kaardi ära ja siis vaatame, sina otsustad. Sa ei saa öelda nii, et kas me avame kaardi. No me avame selle. Nii, umbes 10 aastat tagasi Taanis seal fondijuhina veel olles peakontoris töötades oli meil üks kvantanalüütik, kes presenteeris innovatsioonikõverat või siis ettevõtte elukõverat on ju sisuliselt. Ja oli minevikust tuhninud ja tõi väga palju näiteid sellest, kuidas parem näide, mis mulle alati meelde jääb ja meeldib jagada, on USA autotööstus. Kui autod tulid, kui palju oli ainuüksi USA-s erinevaid autofirmasid, sadu on ju, kui mitte tuhandeid. Ja kes siis lõpuks nagu või kui palju neist siis lõpuks alles jäi. Ja see take away investori jaoks oli seal see, et kui sa paned nagu kõigisse võrdse osa ja lihtsalt ostad ja hoiad, siis sellises väga varases faasis on maru raske plussi jääda, et investorina sul peab olema seal see lisastrateegia, et ikkagi sa kas osadest väljud või kui sa lased siis täitsa nulli joosta, siis nendesse võitjatesse, kui turuosad hakkavad välja mängima, kui mingid brändid hakkavad välja mängima, siis sa võitjatesse pead nagu juurde panema selleks, et kogu su investeerimistees välja veaks. Sul võis olla väga õigus, aga nii varases faasis on ju pihta saada nendele päris võitjatele. Mina sain aru, et mina seda ei oska ja see on see põhjus, miks ma nagu idudest olen valdavalt eemale hoidnud ja miks ma hästi pikalt ka nagu kasvuaktsiatest hoidsin eemale ja täna ka võib-olla nendest pisikestest kasvukatest hoian eemale. No aga ikkagi peaks natuke küsima seda poliitilist olukorda ka, et me mainisime, et turgu mõjutab täna poliitilised otsused ja väljaütlemised rohkem kui võib-olla majandustulemused ettevõtetel, et kuidas sa pealt kõrvalt vaatad seda selle aasta olukorda, mis USA-st veetuna nagu toimub? Jah, sa võid öelda, siis ma ei tea, mis sa Trumpi poliitikast arvad? Eks ma mõnes mõttes vaatan nagu emotsionaalselt on ju pealt. Kui aga hakkad nagu rohkem aru saama, et mis seal taga peidus võib olla, siis vaatad võib-olla natukene rahulikumalt. Aga ma ei oskagi öelda, et nagu me võib-olla puudutame nüüd seda makromajanduse teemat ka natukene, et ma olen päris pikalt olnud seda meelt, et erainvestorile makromajandus, kui ta pole päris ebaoluline, siis ta on suhteliselt ebaoluline. Väga pika viitajaga indikaatorid, mis näitavad sulle midagi tagantjärgi, on ju. Poliitika, seal majanduspoliitikas, rahanduspoliitikas, mingisuguses muus poliitikas võivad aeg-ajalt siis tekkida sellised hästi suured kannapöörded,
ja siis täna ongi küsimus, et kas see on nüüd siis see suur kannapööre tulemas või mitte. Nii, nüüd me oleme näinud siin esmaspäevase keskpäeva seisuga on ju, et saadi Hiinaga laua taha, midagi seal siluti ära järgmiseks 90 päevaks, et võib-olla ei tule sellist väga suurt kannapööret siis selles kaubanduspoliitikas ka. Ma ei oskagi kuidagi nagu ausalt öeldes kommenteerida. Ma jälgin, loen, ma ei baseeru investeerimisotsuste tegemisel makrostatistikale, nendele makroarengutele, neid on huvitav võib-olla vaadata, lugeda. Mis on nüüd viimase paari kvartali jooksul hästi erakordne on see, et arvamus- ja meelsusküsitlustes inimesed ütlevad ühte, aga tegelikult teevad teist, on ju. Küsitakse, kuidas sa oma rahaga ümber käid, mis sa turust arvad, kuidas sul ostuvõimekus on ju. Kõik on halb, halb, halb ja siis lähed vaatad, et elektroonikamüük on hästi, uued autod lendavad, on ju, müügisalongidelt ära või müügiplatsidelt. Et seal on hästi suured käärid, õige mitmed ökonomistid on seda välja ka toonud, mis teevad need meelsusküsitlused nagu suhteliselt selliseks mõttetuks asjaks, mida jälgida ja sealt signaale otsida. Aga noh, kõige olulisem erainvestori jaoks on ikkagi see oma investeerimisplaan ja ilma, et mina oleks näiteks teadnud, et mis meil sellest korrektsioonist saab, siis ma ei tea, kuu või paar tagasi, võib-olla sa, Jake, mäletad paremini, ühes Miljoni klubi videokõnes ma hakkasin rääkima sellest võimenduse kasutamisest. Et juhul, kui turg langeb, on ju, kus on need tasemed, esimene vastupanu, teine vastupanu, millal asjad lähevad päris halvaks, kus ja millal siis seda võimendust näiteks vajadusel või soovi korral kasutada või siis oma sääste rohkem turule viia või varaklasside vahel näiteks midagi ümber mängida. Et ma püüan kogu aeg mõelda nendes plaanides ja stsenaariumites, et olla ette valmistunud erinevate stsenaariumite jaoks ja kui see asi nagu tuleb, et siis ma justkui juba tean, mida teha ja see ei ole kuidagi nagu nii hirmutav ka või ootamatu. jah, ei, ma arvangi, et sama, et eks me tähelepanu me paneme siin hästi palju ja samas, kas me ise midagi teeme, et võib-olla natuke, ma ei tea, natuke kauem tegutsenuna siis ongi, et ma mingeid liigutusi tegema ei hakanud peale selle, et siis kui ikkagi on 20% korrektsioon turul, siis tekib nagu vanadest mälestustest ja kogemustest see koht, et okei, et tegelikult ostma võiks ikka hakata veidi rohkem või kasvõi teed ühe ostu rohkem teinekord, et seda ma ise tegin, et kui 20% ikka turg langeb, siis tegin ühe ETF-i ostu juurde, et niikuinii on see plaan pikaajalist ETF-i osta, et miks mitte siis soodsama hinnaga osta natuke rohkem. Et tõenäosus, et turg langeb 40% on oluliselt väiksem kui see, kui ta langeb 22% või 23%, et noh, neid statistikaid on päris palju tehtud, et selline 10 aasta jooksul sellist 20–30% langust esineb ka üsna harva, et neid olukordi ära kasutada. Aga üks suur mõjutaja on intressipoliitika, et kui palju sa vaatad, mis keskpanga intressid teevad, kuidas neid langetatakse, tõstetakse, kuidas see kas see mõjutab kuidagi sinu strateegiat ka? See võib-olla mõjutabki makro poole pealt kõige rohkem, et ma olen selle põlvkonna investor, kes siis on üles kasvanud selle ütelusega, et don't fight the Fed. Ehk siis, kui on kõik need kvantitatiivsed lõdvendamised, mis seal 2008–2009 algasid, on ju, et need on mul kuidagi väga värskelt mälus ja ükskõik kumba pidi see intressimäär nüüd liikuma hakkab, et ära siis selle vastu uju, vaid arvesta sellega. Ja võib-olla, mis on täna nagu hästi huvitav teema, on täpselt see, millest täna hommikul välja läinud uudiskiri, Miljoni klubi uudiskiri juttu tegi, on siis see, et noh, kui meil need tariifid ühel või teisel moel jäävad nüüd USA ja teiste riikide vahel ja nad saavad olema ikkagi natuke kõrgemad kui 10% seal või 20%, siis see tekitab niisuguse omapärase olukorra, kus USA-s on inflatsioonisurve, on surve hinnatõusuks, aga mujal maailmas on surve hinnalanguseks. Miks? Sellepärast me juba täna näeme, et Hiinast tulev statistika ütleb, et tootja hinnad on Hiinas langenud.
ja seda kaupa nii palju USA-sse ei veeta, püütakse esmalt koduturul müüa, see ei lähe nii hästi, ei taheta osta. Järgmine samm on see kaup teiste riikide turgudele, on ju, teised arenevad turud, Euroopa, Jaapan, ma ei tea, seal Lõuna-Korea, Austraalia, on ju. Ja võib-olla siis mingisuguse väikse allahindlusega ka, mis tähendab siis seda, et mujal maailmas tekibki selline deflatsioonisurve ja ehk hindade langemise surve, mis mõnes mõttes teeb hästi lihtsaks nende riikide keskpankadel intressimäärasid langetada. Et ei ole justkui inflatsiooniohtu, kui majandusel läheb ka nii või naa, siis keskpankadel on väga mugav teha neid majanduse stimuleerimise otsuseid ehk intressimäärasid kärpida, aga USA Föderaalreserv ei saa seda teha, seal on vastupidine olukord, et on surve hinnatõusule ja sellist lahknemist nagu mina ei mäleta viimase 30-40 aasta jooksul meil siin globaalsel tasandil, et alati on USA olnud see esimene kõndija seal raja peal nii langusfaasi sisse kui sealt langusfaasist välja ja teised tulevad siis riburada pidi mõned kuud, mõned kvartalid hiljem. Aga nüüd on meil selline täielik lahknevus kuidagi välja kujunemas ja siis mõnes mõttes see võib tähendada sellist asja, et euroalal või euros tehtavate investeeringute osas on ühed asjad atraktiivsed ja USA börsilt on hoopis midagi muud, on ju. Et sõltuvalt siis sellest, et missugused varad on intressitundlikud ühte või teistpidi. Noh, näiteks Euroopas, kui me näeme siin seda, et intressimäärad järjest langevad, pikaajalised võlakirjad Euroopas, kinnisvara Euroopas, ennekõike arenduse suunalised asjad ja igasugu kasvukad, on ju, kus diskonteerimise puhul see väärtus on justkui tuleb tänapäeva lihtsamini. Ehk siis, kui intressimäärad on madalamad, siis tulevikus raha teeniv ettevõte on täna justkui rohkem väärt. Ja USA-s on vastupidi. Kas sa selles kontekstis oled juba siis enda silmad põrand ka pigem Euroopa või Eesti nii-öelda turule ja oled USA ostmised võib-olla mingil määral pausile pannud? Ma natuke tegelikult hakkasin Euroopa poole rohkem vaatama siis, kui ma avastasin, et dollari kurss on äkiliselt liikuma hakanud ja see teeb mu portfellile päris palju haiget, sellepärast et peaaegu 90%, ütleme niisugune võib-olla 80-85% portfellist on dollaris. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et kas on midagi täna Euroopa börsidelt või mõni eurodes kauplev varaklass või vara, mida ma siis tahaks nagu rohkem soetada. Aga jällegi on ju, me räägime siin mingitest timmimistest, ma midagi maha ei ole müünud. Noh, ainsad otsused, mis ma tegin, et ma vaatan võib-olla natukene kohalikke võlakirju, ostan kuhugi meelerahufondi tarbeks. Teine asi, Saksamaa aktsiaturgu järgivat ETF-i on ju, et midagi oleks nagu konkreetselt eurodes ka. Kuigi globaalses ETF-is on see Euroopa osa ju kenasti olemas, aga valdav osa protsentuaalselt on siiski justkui muudes valuutades noteeritud, et mingisuguseid siukseid väikseid nagu timmimisi, aga mitte midagi suurt sellist portfelli tasandil. Ja võib-olla me jõuame siit siukse järgmise asjani, et mõni võib mõelda, et no mul on tabel, kus ma kenasti näen, et börsiinvesteeringutest 9,6% on ainult eurodes. Natuke paneme sinna võlakirjad ka juurde, võib-olla siis tuleb seal kusagil 15% varadest on eurodes. Ja siis tundubki, et okei, et kui see dollari kurss nüüd väga palju veel nõrgeneda võib, et siis ma olen väga-väga avatud sellele dollari riskile. Aga nende valuutadega on nii, et nad on nagu tsüklilised. Nad on päris pikad tsüklid, eriti euro-dollari vahel, aga see on tsükliline. Ja nüüd me oleme saanud paar aastat siin nautida seda pärituut, et me saame tootlust aktsiaturgudelt ja siis veel dollari boost'i ka on ju peale europõhise investorina. Ja nüüd on siis aeg võib-olla teistpidiseks liikumiseks, kus aktsiad võivad näidata tootlust, aga valuutakurss siis natukene nüsib sealt maha seda tootlust on ju europõhise investori jaoks. Ja siis ma nagu korraks mõtlesin, et okei, et see on nagu turgude loomulik käik, tsüklid taaskord. Aga kas ma oma portfellis nüüd pean midagi väga kardinaalselt muutma või mitte? Kas ma peaksin mingisuguse valuuta hedge'i sinna peale tegema? Kas ma peaksin vaatama maandatud valuutariskiga ETF-e? Või ma peaksin tõstma eurovarade osakaalu? Ja esimene samm, mis ma läbi tegin, oli see, et ma mõtlesin, et okei, et millal mul raha on portfellist vaja?
ja kui palju mul seda on vaja. ja ma jõudsin järeldusele, et lähima 5 aasta jooksul, isegi võib-olla sihuke 5 kuni 7 aasta jooksul, noh, ma ei näe, et mul oleks vaja mingi baasstsenaariumi puhul välja võtta portfellist rohkem kui võib-olla 10%, 15%, seda isegi kahtlen. aga see raha on mul eurodes justkui olemas. et tegelikult mul otseselt nagu ei ole vaja rohkem seda portfelli ära maandada, nimetame siis seda nii, on ju. aga kas, kui nüüd ütleme Euroopas võib-olla intressimäärad langevad, Saksa turg sulle meeldib, kas sa siis võtaksid ka näiteks Vonoviat veel endale portfelli? ei võtaks enam. ma kuidagi, ma nagu väga põhjalikult, ma arvan, et see on üks Euroopa aktsia, mida ma olen kõige põhjalikumalt läbi aja lugenud, uurinud, jälginud ja paberi peal kõik tundub okei, need raportid on väga põhjalikud, ülevaated, aastaaruanded, kõik on nagu väga timm, ma saan kõigest aru, seal on omad raskused, on ju, mingisugused väljakutsed seal linnade lõikes regulatsioonide puhul. aga siis ongi see kõige põhilisem asi, et nagu äri mõttes mulle tundub, et mul oli teesi osas nagu õigus, et asjad mängisid välja nii, nagu ma arvasin, et nad võiksid mängida, et on mingi raske periood, siis tuleb taastumine, nad peavad midagi portfellist maha müüma, et siis tuua võlakoormust alla. aga aktsia hind ei väljenda seda. ja kui mul ei teki seda tunnetust mingi konkreetse aktsia osas, siis ma pärast seda enam ei taha võtta, et ma sain sealt ütleme nii, et noh, kuidagi puhaste paberitega enam-vähem välja ühes portfellis plussiga, teises miinusega. aga ma tunnen, et ma ei tunneta seda ettevõtet. ja nüüd me jõuame võib-olla ringiga siia kodumaale lähemale ka, et mul on sama tunne Balti börsiga. mul on mingisugune teatud analüüsi metoodika, mis on aastatega välja kujunenud, see töötab USA börsil, see töötab Mandri-Euroopa börsil, Suurbritannias ka osaliselt, aga siin see ei tööta. Need tööriist ma ei saa kasutada siin Balti börsil. siin on kõik nii teistmoodi, et mul ei ole seda tunnetust. mul lihtsalt ei ole siin kodubörsil tunnetust, pluss kui ma olen nagu hästi selline kardinaalne või niimoodi joonlauaga mõõdan, siis ei ole praktiliselt ühtegi sellist aktsiat, mis mulle kui dividendi kasvu investorile meeldiks, ehk siis kasvavaid dividendi otsivale investorile. ainus erand, mida ma oskan täna välja tuua, on Ignitis. ma ei ole nüüd kursis, kui nad tulid börsile, siis neil oli 3-aastane dividendi kasvatamise plaan, et see 3 aastat on vist tänaseks läbi, et mis nad nüüd oma dividendipoliitikaga teinud on. aga see on selgelt üks väheseid ettevõtteid täna, millel oli seda tüüpi dividendipoliitika, mis mulle investorina näiteks imponeeris. on sul kunagi üldse Balti mingeid aktsiaid portfellis olnud või sa kohe algusest peale teadsid, et siin minu strateegia ei tööta ja ma ei võta midagi? Ja päris palju ikka oli, kõik on läbi käidud. noh, Tallinna Vesi oli tegelikult kunagi dividendi investori unistuste aktsia, enne kui need kohtuvaidlused ja kõik muud asjad tulid, et neil oli ka ju täpselt väga selge dividendipoliitika inflatsiooniga seotud veel toona. ikka on jah, ja Harju Elekter on ju Tallinna Kaubamaja, kõik need on kuidagi läbi käidud ühel või teisel moel. aga tänaseks on jah, ühes ettevõttes, kus mul aeg-ajalt raha laekub, siis kunagi seal neid 100 või ma ei tea, mis iganes eurot laekus, maru mugav oli investeerida 2 kohta LHV ja Eften on ju, tänaseks mul on ainult Eften seal alles ja rohkem mul ei ole Balti börsilt nagu midagi. ja see ei tähenda, et meil on siin halvad ettevõtted, see tähendabki nagu minu valguses 2 asja, et mu kuidagi need investeerimise eesmärgid või kriteeriumid on sellised, nagu nad on. ja teine asi, et mul ei ole neid tööriistu ja mul ei ole seda tunnetust endal nii head. noh, kui vaadata on ju aktsiaturge, siis noh, nüüd SB 500 on küll tagasi tõmmanud, aga siin paar päeva tagasi oli ta veel, ütleme, -10% ja Tallinna börs oli, on ju täpselt vastupidi praktiliselt ja natuke peale isegi kasvu teinud. et kuidas sa üldse tunned, mis Eesti majanduse väljavaade võiks olla sellel aastal üldse? ma tõstan käed püsti, ma ei jälgi seda kodubörsi väga palju, jah, ma vaatan, mis aktsiate hinnad teevad, ma lappan neid graafikuid läbi, aeg-ajalt loen mõnda kvartali tulemust, aga mul ei ole tunnetust, makro osas on mul veel vähem tunnetust, et ma võin sulle hakata tsiteerima siin võib-olla mõne pangaökonomisti väljavaateid või arvamusi, aga
no, mis ma tunnetan Eesti majanduse osas, börsist ma väga palju ei oska kommenteerida, aga majanduse osas ma tunnetan juba hea mitu aastat, et meil on väga suur selline kihistumine või lahknevus ja meil on nii eraisikute kui ettevõtete tasandil, meil on inimesed, kellel läheb väga-väga hästi, kelle elustandard on meeletult tõusnud, elu on väga-väga hea. Ja siis on terve ports inimesi, kelle elustandard pigem sealt pandeemia ajast, noh, on nagu keeruline, on ju. Töökohad ei ole püsivad, sissetulekud ei ole püsivad. Välismaal töötamine on ju, on siin pihta saanud. Ja ettevõtetega täpselt samamoodi, et on osa sektoreid, millel läheb jätkuvalt päris hästi, aga siis on osa sektoreid, mis siiamaani pole sellest pandeemiast taastunud ja on selline pidev grind ja pidev ellujäämise kurss. Et see on niisugune keeruline olukord majandusele tervikuna. Ma väga suurt ei oskagi kommenteerida, et natukene mulle endale nagu inimlikust vaatekohast või vaatepunktist lähtudes, mulle väga ei meeldi, kui need lõhed tekivad ühiskonnas nii suured, et tahaks, et kuidagi nagu me ühtlasemalt siis kasvaks või meil kõigil läheks nagu ühtlasemalt paremini. aga sa ise ettevõtjana tunned mingisugust erinevust, et ma ise tegelen fotograafiamaastikul, siis aasta algus pigem on ikkagi tuntavat sihukest jahenemist olnud ja pigem päringuid ja asju on oluliselt vähem olnud. aga nüüd mais on kuidagi väga palju rohkem ja see hoog on nagu ülespoole läinud, et kas sa ise ettevõtjana oled tundnud mingisugust erinevust siin pikaajaliselt või siis lühiajaliselt? No mul on sihuke väga sihuke nissi värk on ju, et kui me seda Miljoni klubi liikmelisust näiteks mõtleme või midagi taolist on ju, raamatupidamise äri oli ka sihuke vajaduspõhine rohkem, et oma asju vaadates, siis need liiguvad kuidagi muude tsüklite alusel. Noh, vanasti näiteks, kui me räägime kasvõi blogi külastatavusest või sellest, kui palju kirjutati, küsiti ükskõik kas ajakirjanikud või niisama jälgijad, lugejad, siis kui olid rasked või keerulised ajad või närvilised ajad, siis kirjutati ja otsiti abi ja vastuseid rohkem. Aga seekord minu arust nagu väga palju vähem ja isegi 2022 juba mulle tundus, et kuidagi vähem. Et ma ei tea, kas meie Eesti investor kogukond on siis juba kuidagi ennast harinud juba piisavalt, on tekkinud ka mingi paarist tsüklist läbikäimise kogemus, on ju, ja ei teki seda hirmu ja emotsiooni enam nii palju või ma ei tea, mis seal taga on, aga see on see tähelepanek, et ma mäletan, et pandeemia ajal need mõned kuud, kui see raksakas alla käis, siis mul ei ole kunagi nii palju videokõnesid olnud. Ükskõik kas ettevõtjatega, keda ma siis abistasin nagu mingi ettevõtluse teemadel, finantsanalüüsi poole pealt või midagi taolist, või siis mõned investorid, kes otsisid abi, on ju, kas või siin IBS ja midagi kontot avada või teha. Aga nüüd nii 2022 kui ka see raksakas ei ole nagu seda paanikat, et on emotsionaalsust on palju, aga jah, nagu mingit paanikat nagu kuidagi ise ei kogenud ja näinud. sa mainisid selle Balti turu osas Eftenit korraks, et mis on siis nagu kinnisvara ja reiti oled maininud paar korda, et mis sinu suhe üldse kinnisvaraga on, et kas pigem ongi parem olla sellise kinnisvara omanik, mis on fondis hallatud ja millega ise ei pea tegelema või on sul kunagi olnud selline romantika ka, et tahaks ikkagi mingi üürnikuga vaielda ja jageleda ja maakleri tööd teha, et Iga sihuke aasta-paari tagant mul käib see läbi, see üürikinnisvara soetamise mõte ja noh, ükskõik, kuidas ma neid numbreid nagu vaatan, et isegi kui numbrid tulevad välja, nagu nii-öelda jooksevad kokku, siis ma kuidagi tunnen, et ma ei ole seal nagu hingega sees, et ma läheksingi seda tegema. Ma ei ole selline nagu mõned korterite flipijad või siuksed ülesvuntsijad, et nad tahavadki teha, et nad võtavad midagi, mis on väga räämas ja teevad sellest väga ägeda asja. Kellegile saab see soodsatel tingimustel üürikoduks, on ju, ja nad tunnevad nagu sealt seda eneseteostust. Mina ei tunne kuidagi seda ja
noh, siis kogu aeg ongi jäänud tahaplaanile, et noh, näiteks kolisime siin aasta tagasi Tartu külje alla Nõkku, siin on uued kortermajad, olid siin mingid korterid müügis, jälle vaatasin, noh, odavad hinnad on ju mingi 3-toaline 120 000 näiteks on ju. Arvutad need numbrid kokku, vaatad, okei, et noh, isegi saaks anda üürile ja siis ma jälle korraks mõtlen, et aga okei, aga mul on seal need reitid on ju, nii, mul on neid erinevaid, ei ole ainult elukondlik, on Eestist eemal, geopoliitiline risk oli meil siin ju pikalt on ju väga aktuaalne ja, ja siis ma tundsin, et noh, mulle meeldib see oma liistude juurde jäämine, et mõnes mõttes mu portfell tundub väga kontsentreeritud, 90% on aktsiates, aga teisalt tänasel reitides ongi võib-olla niisugune 15-16% kogu portfellist, et mingi osa täitsa on siis justkui kinnisvaras ka, aga lisaks korteritele on seal siis on ju logistikakeskused, andmekeskused, ma ei tea, kasiino, hotellid, mis kõik seal on, kortermajad on ju terved seal katused, et mulle kuidagi see sobib. nojah, jah, et Nõo korteriga see hajutatus ei mahu samale vaateväljale, jah. aga ei, selles mõttes kõike ei peagi tegema, lihtsalt seal kinnisvaras on vist ainuke asi, mis kripeldama jääb, on selline odav võimenduse kasutamine, mis on mingitel kümnenditel aidanud inimestel jõukust kasvatada. aga samas saab ka teistmoodi. Et võib-olla siin enne, kui päris lõpuosa juurde lähme, siis küsikski sellise elulise küsimuse. Et nüüd me oleme finantsturgudest rääkinud ja ikkagi kuidagi peaks jõudma sinna asjana lähemale, et mis siis elus kõige olulisem on, et sina värske isana ja mainisid ka, et ehitasid maja ja teed kõvasti tööd ja ilmselt teed tööd kodust rohkem, siis kuidas sellist tasakaalu leida selle kõige vahel, et oma ettevõtmised, kuna see tööaeg on, kuna see pereaeg on ja kuidas sina seda majandad, et ma arvan, et paljud kuulajad on võib-olla sarnases olukorras, et siis tulevad Märtinilt kulda väärt nipid praegu siin. No ega see kõik on ju pidevas muutumises on ju, et see, mis töötas eelmine aasta või 5 aastat tagasi, see täna ei tööta. Aga ma olen selle elu kujundamise teadliku tegevusega siis toimetanud vast juba aastast 2011-12. Et ma kuulasin teie eelmist episoodi autoliisingu teemadel näiteks on ju. Ja ma ütlengi, et ma saan nagu aru, et mingis faasis me investorina tahame maksimeerida oma portfelli tulevast väärtust või rahavoogu või mis iganes see eesmärk on. Ja ma olen kogu aeg püüdnud nagu kõrval hoida täpselt nii, nagu ma börsil ostan ühe käega nõrkust, teise käega tugevust ehk mingeid läbimurdeid näiteks, et ma nagu maksimeerin mingisuguseid finantsilisi eesmärke, aga ma maksimeerin ka nagu elu mingites valdkondades siis. Noh, näiteks on ju 2012 täiesti ennekuulmatu ütlesin oma ülemusele fondijuhina olles, et ma tahan Tallinnast ära kolida. Et ma tahan kaugtööd teha ja teeme testperioodi on ju 3 kuud. Nii, käin 2 korda nädalas kontoris ja et juba siis ma tegin selle kuidagi selle alguse ja otsa lahti, sest ma tundsin, et minu karakterile lihtsalt ei sobi see kindlast kellast kellaajani istumine. Mul on mingisugused biorütmid, kus ma tunnen, et ma olen väga tegus ja efektiivne ja suudan teha tunni pooleteisega ära peaaegu terve päeva töö näiteks. Ja tahtsingi kuidagi sellist elu elada ja sealt sai võib-olla siis see portfelli ehitamise ambitsioon ka alguse. Aga nüüd tulles tagasi siis selle elulise poole juurde, et kõige värskem jutt, räägime siis autodest on ju, et pere suurenes ja eelmine auto ma teadlikult valisin niisuguse väikse auto, sellepärast et mul enne oli suur koer, seda enam ei olnud. Vahepeal olin pikalt vallaline ka, siis tekkis on ju tüdruksõber, kellest sai siis elukaaslane ja abikaasa, aga siis tundus, et väike auto täitsa okei. Ja nüüd siis äkki avastasin, et mitte ainult tavaline lapsekäru koos raamiga ei mahu pagasnikusse, vaid ma ei mahu ka see kergkäru on ju, see, millega sa kaubanduskeskuses peaksid saama vabalt liikuda, see pisike. Ja iga jumala nädal, see oli nagu täielik frustratsioon. Ma nagu kirusin, jälle ei saa, nagu ei mahu kuhugi, topid midagi, üks kott ka pärast ei mahu.
ja siis läksingi selle eesmärgi ja otsusega, et okei, et ma tahangi nagu sellist suurt autot, kuhu mul mahuvad asjad ära. ja just sellepärast ka, et mu ema ei ole enam kõige noorem ja kuidagi raske on teda kodust välja saada, ta elab mul siin juhuslikult on ju kõrval krundil kusjuures, et, et tahaks teda sünnipäevaks näiteks Vihulasse viia. aga siis mul oleks vaja, et mul mahuks naine, laps, ema, mina ise ja meie träni ka autosse. Minu autosse ei oleks mahtunud, naise autosse ei oleks ka mahtunud. ja, ja nüüd, kui autovahetus sai ära tehtud, siis nagu iga jumala päev ma nagu mõtlen, et noh, mu elu on nagu lihtsalt nagu kvaliteedi mõttes nii palju parem, et ma ei ole frustreeritud selle peale, et jälle ei mahu need asjad, jälle on nagu mingi kitsas. ja ühesõnaga ma julgustan vahest nagu tegema neid kaalutletult, on ju, aga ikkagi neid elukvaliteeti tõstvaid otsuseid ka kõigile investoritele. No ei, see on nagu väga ja eluline peatükk siin selles podcast'i osas. no võib-olla üks näide veel, et mingisugusel aastal, ma ei mäleta, mis see aasta olla võis, 2020, 2021, ma lõpetasin oma blogis ära oma dividenditulu jagamise. ma ei ole oma portfelli numbreid nagu ja tootlusi regulaarselt kaugeltki mitte nii korralikult jaganud, nagu teie näiteks teete oma seal kanalil ja postitustes, aga ma ikkagi mingeid numbreid jagasin ja ühtäkki ma tundsin, et okei, et kui ma nüüd hakkan maja ehitama ja võtan nagu päris suure portfelli ampsu või päris suure ampsu oma portfellist võtan välja ja säästud ka veel panen, et siis ma tean ju, et see dividenditulu kukub absoluutnumbris ja ma tundsin nagu mingit survet, et ma justkui pean nagu lugejatele, ühiskonnale näitama, et investeerimine on pidev progress. isegi kui sul on augud, siis need augud tulevad tulust, on ju, või mingi šallallaa, aga nagu ikkagi on progress. ja siis ma tundsin, et okei, et lõpetan selle sellepärast ära, et mul oleks endal lihtsam raha välja võtta, sest niigi on raske välja võtta. sa aastaid teed millegi nimel tööd ja siis hammustad nagu korraliku tüki ära, onju. noh, parem, kui see raha läheb majaehitusse, kui et ta kaob sinna Aafrikasse, onju. aga noh, see selleks. et, et kuidagi neid elu optimeerimise või maksimeerimise asju ja otsuseid tuleks natukene rohkem vastu võtta ja üks näide, mida ma saangi jagada, et miks mina ei ole selle portfelli maksimeerimise teed käinud ja võib-olla ei taha neid numbreid nii avalikult jagada ka, on see, et näiteks 2016 kuni 2019 minul oligi sabatikal sisuliselt. 3 aastat ei käinud tööl kusagil, praktiliselt mitte midagi ei teinud. kui keegi, mõni kusagilt, mõni ettevõte, ma kõrvalt konsulteerisin paari ettevõtet, on ju, võib-olla kvartalis korra käisin seal mõned päevad, aga sisuliselt ei teinudki mitte midagi, ainult reisisin ringi, elasin sellist elu, nagu ma tahtsin, tegelesin niisuguse arendamise või oma karakteri kasvatamise ja soovitud suunas mudimisega, nimetame siis seda nii. ja kui ma täna mõtlen, siis selle kõige hind minu portfellile on nagu väga-väga suur. 2016 kuni 2019 oli väga hea aeg, millal gaas põhjas raha portfelli panna. aga teistpidi täna ma vaatan seda, et enam mitte kunagi ma ei saa seda elu elada, mis ma siis elasin. ma käisin siis nendel tantsufestivalidel, mul oli üle maailma hästi palju sõpru, need tantsulaagrid, kongressid kestsid mingi 7-10 päeva. noh, need nagu elamuste ja kogemustena, see oli mingi fantastiline ja äge periood. ma ei tahaks seda uuesti teha, aga ma tean, et ma ei saaks ka enam seda uuesti teha. Ja ma arvan, et me oleme siin ühes või teises vormis sammu mõtteid nagu keerutanud, kas või sõpradega ja teinekord siin podcast'iski, et see mingi eesmärk seal on ka, et mille jaoks seda raha koguda, kuidas seda kasutada ja kõiki asju kogu aeg ei pea ka tegema. No täpselt need perioodid käivad, on ju, et teed ühel hetkel reisid rohkem, aga terve elu ei jõuaks võib-olla täpselt samamoodi teha ja pere jaoks on oma aeg ja nii edasi. Et samastume nende mõtetega. Aga podcast'i lõpus meil on alati mõeldud sellised huvitavad küsimused, kiired küsimused ja vastused, ehk siis küsime sinu käest ka neid ja mis eesmärk on, et need on hästi erinevatest valdkondadest, ikkagi rohkem finantsvaldkonnast, aga annab siis natuke aimu, kuidas sina mõtled ja mida sa väärtustad. Jake, võib-olla saad esimesed ja ma teen siis teised.
ja jube kahju, et me juba siia viimase ploki juurde tegelikult jõuame. Ütleks, et räägiks hea meelega sinuga veel pikalt, aga aeg jookseb siia peale. Ja võib-olla ühe remargina veel see ütleks ka, et mulle su blogi postitustes see elu osa väga meeldib, et jätka kindlasti nende jagamist ka, et isegi mu jaoks võib-olla numbrid nagu nii ägedad ei olegi, või noh, need on ägedad, aga kõige rohkem ma just ise resoneerun selle elu sektsiooniga, et kuna sa ka värske isa, ma ka värske isa, ka majaehituse läbi teinud, et siis väga palju sihukest samastumist on. ja oota, ma aga lisan siia kohe lähme siis asja selle, siis, et me Märteniga omavahel oleme ka siin rääkinud kõige rohkem viimasel ajal paar teemat, mis sa oled kirjutanud selle elu osas või filosoofia osakonnas, me oleme nende üle arutama jäänud, nii et jah, samad sõnad. aga lähmegi siis selle viimase kiire vooru juurde, et ütleme sulle küsimuse, võid anda siukse lühikese põhjenduse ka, et miks sa kumma valisid. Esimene oleks siis automaks või kasumimaks. No automaks, las ta olla kuidagi, ma tean, et eks see kasumimaks tuleb varem või hiljem ka, aga ettevõtjana pigem maksan seda automaksu täna ja isegi selle suurema auto pealt kui kasumimaksu ja investorina ka on ju mõnes mõttes. Kuna sa oled fondijuht olnud, siis ma arvan, et paslik küsimus on, et kas aktiivne fond või passiivne fond? Fondi osas siis kindlasti passiivselt juhitud fond. Aga Äh, põhjendus on seal tegelikult see, et kuna ma ise tegelen selle aktiivse väärtpaberite valimisega, siis see on ju mõnes mõttes niisugune sobilik klots, on ju, indeksfond sinna kõrvale. Teistpidi, ma ei mõista hukka aktiivselt juhitud fonde ja õige mitmetel puhkudel on neil täitsa oma roll olemas. Ma võin siit ilma et see kuidagi reklaam oleks, aga lihtsalt asju konteksti panna. Trigoni dividendifond. Me ei pääse erainvestorina väga paljudele nendele börsidele ligi, Rumeenia on ja võib-olla isegi Poola, kus on väga tublisid selliseid dividendimaksjaid või võlakirjade fond täpselt samamoodi. Selle asemel, et ise siit Balti börsilt neid võlakirju võtta, siis ja mitte saada seda piisavalt head hajutatust, on ju, siis võlakirjafond väga õige koht, mille poole kiigata. Ja noh, tegelikult käsi püsti kõik kuulajad, kes on lugenud läbi mõne võlakirja pakkumise prospekti, on ju, noh, ei ole keegi. Ei ole keegi vaadanud neid tagatisvarasid ja no et ma mõtlen, siuksed nagu, kes kiiresti teevad, no isegi kui sa või paned sinna 2, 5 või 10 000, see on meeletu aeg, on ju, see ei ole mõistlik. Aga fondijuhid, me teame, et peavad seda tööd tegema ja vaatama siis läbi kõiki neid juriidilisi nüansse ka, et see on täitsa see koht, kus vahest mõelda võlakirjafondide või võlakirjade puhul ka fondi peale. kas dividendiaktsiad või kasvuaktsiad, kui saad ainult ühe neist valida? Siis ma valin dividendi kasvuaktsiad. Need ettevõtted, mis jätkusuutlikult kasvatavad oma dividende. väga kaval, väga kaval. aga kuna sa ka näpuotsaga krüptot katsud, siis kas Bitcoin või kulda? Ma tahaks öelda kuld, aga portfell ütleb, et Bitcoin ehk siis kulda pole, aga krüptosid on, järelikult siis Bitcoin. nii, turgude osas, kas Euroopa või USA aktsiad, kumb toob parema tootluse järgmise 5 aasta jooksul? USA. Miks? Ma ei tahaks nagu öelda, et ei ole küsimust ka, aga natuke tahaks öelda, et ei ole küsimust ka. Lihtsalt meil see pidi olema lühikeste vastuste voor, ütleme siis nii, et kapitalism on üles ehitatud natuke erineval moel Euroopa versus Anglo-Ameerika riigid ja ja seal seda riskiisu, riski võtmise valmidust, seda on rohkem ja kui te küsite kasvõi miks, siis mõelge selle peale, et missuguse genotüübiga inimesed võtsid ette laevareisi, pika laevareisi tundmatusse ja asustasid selle maa, on ju, ja missuguseid inimesi see tõmbab, et see kõik algab tegelikult sealt. Ja seda ei muuda nüüd praegu see, et Saksamaa siin teeb mingi supersuure kulutamisprogrammi või Euroopa üritab ennast kokku võtta, on ju.
nii, inflatsioon või deflatsioon, kumb on suurem oht investorile? Ütleme siis Ei oskagi öelda. suur inflatsioon, ütleme siis, kõrgem inflatsioon kui keskmine. Ja kõrge inflatsioon, kui me räägime inflatsioonist, mis on võib-olla sihuke, noh, Euroopas saab juba poolenisti südari seal 7 või 10%. Meie Eestis oleme vahepeal näinud 15 aastat tagasi ka seal võib-olla 15, 17, 20% on ju. Meil on see taluvus natuke parem, aga kõrge inflatsioon on valus, aga deflatsioon murrab vaimu. Nii et deflatsioon on tegelikult, see on niisugune pikaajaline, see on valus. Nii, nüüd on huvitav küsimus, kas finantsvabadus või tööalane eneseteostus? Ja noh, saaks jälle siin kuidagi ühte ja teistpidi kombineerida ja mudida, aga ma pigem ütlen selle eneseteostuse, et las see tööalane võib sealt ka eest ära jääda, et see eneseteostuse komponent on olulisem kui 100% full finantsvabadus, nii et mitte midagi ei pea tegema. Ja See viimaseks, on tühi elu. jah, ei, mingi purpose peab nagu olema. Või sense of purpose. Aga kas see on nüüd täiesti viimane, et kas üksi investeerimine või kogukonnaga koos investeerimine? Ai, sa, Marko, vajutasid praegu nagu mingit eriti head nuppu. Selles suhtes mina isiklikult ütlen, et mul on nagu üksi okei ja minu jaoks see töötab. Aga ma näen, kuidas see kogukond ja kommuun väga paljusid aitab ja ma olen viimased 5 aastat iseendas kultiveerinud ja proovinud arendada seda ka, et nagu olla üks osa mingist kogukonnast või luua ise see kogukond, on ju, ja aru saada, et kuidas seda seltskonda aidata või abistada ja noh, me siis võib-olla jõuamegi sinna, et kuhu mul täna kõige rohkem seda aega lähebki selle miljoniklubi elus hoidmise ja nende liikmete abistamise osas, et ma kuidagi eesti keeles on veidi veider sõna see, et ma nagu teenin, on ju, kedagi, aga ma tunnen, et see on täna minu nagu see kõige suurem eneseteostuse allikas, et kui keegi saadab emaili ja küsib, täna on Enefit Greeni viimane see oli siis eile näiteks viimane äramüümise päev, et kui ma ei müü, mis siis minul juhtub, on ju, mis see kõige suurem halb asi on. Ma saan midagi vastata, anda oma sisendi või Discordis mingi küsimus, on ju, et otsin mingit ETF-i tikerit ja üldse ei leia ja kas ei olegi sellist asja olemas. Noh, ma tean, et ta on teisel börsil teise tikeriga, mul võtab see nagu 30 sekundit aega, teine on pool päeva otsinud, on ju, et noh, ma ei tea, need asjad on hästi toredad ja pakuvad sellist rõõmu ja eneseteostust. No nii, siit tõmbame tegelikult ka vaikselt otsa kokku, et aitäh sulle ülipõneva vestlusest. Me suutsime ikkagi pool oma algsest sellest nii-öelda, ma ütlesin, et me võiks 3 tundi ka vestelda, siis 3 tundi me ei teinud, aga 1,5 tundi tegime ikka, nii et aeg läks lennates. Ma küsin sult viimaseks, et kellega me võiksime järgmisena siin podcastis vestelda, kes on inimene, keda sina tahaksid kuulata, rääkimaks siis finantsturgudest, enda investeerimisest ja üldse laiemast filosoofiast? Ma nagu tahaks kuulata kedagi finantssektorist, aga ma tean, et neilt on raske kätte saada seda nagu portfelli sisu või seda sisevaadet. Et ma hiljuti siin olen suhelnud natukene meie varahaldusmaailma inimestega ja olen imestanud jah, siis selle portfelli kompositsiooni osas. Ja siis ma kuidagi ise natukene rohkem tahaks siis teada ka, et kuidas tänased fondijuhid oma raha investeerivad või siis selles valdkonnas toimetavad, et kui te leiate kedagi, kes on valmis jagama oma tegemisi ka niimoodi piisava läbipaistva ja läbipaistvusega, siis oleks kindlasti väga põnev kuulata. Aitäh soovitusest, aga aitäh sulle, Märten, podcasti tulemast ja ma olen kindel, et peagi kutsume sind uuesti. Saame selle teise 1,5 tundi ära teha, mis meil täna siis jäi veel varasalve. Igatahes, oli tore. Tšau, tšau. Ja aitäh sulle.